tere! Ma olen täna pugenud siia mikroskoobi arvuti taha rohkem ja nagu te juba nägite, siis ma ühe mulla panin siia klaasi vahele ka, kahe klaasi vahele. Justkui tahaks midagi rääkida enne, kui vaadata seda mulda, aga samas on nii, et see muld seal mikroskoobi all väga kaua ei kesta, et kuivab ära. Et ma räägin hästi kiiresti natukene ja siis vaatame ja räägime siis sinna vahele natuke edasi. Et ma tegelikult rääkisin eelmisel aastal ka mullast, nii et nagu justkui tundub, et oleme juba midagi rääkinud, aga alati saab nagu lähemale minna. Et kui ma täna siia sõitsin ka Kesk-Eestist Türilt, siis isegi oli nagu uusi teid, mis mööda ma sõitsin ja kuidagi ma sain sellise, vaatasin, et väljusime kodust, oli päike ja et siin on ka päike, aga tee peal olid pilved. Siis mõtlesin, et et ei tea, kas nüüd hakkab sadama, nüüd ei võtnud veel riideid kaasa rohkem kui vaja. Aga tegelikult mõtlesin, et nojah, aga pilved nagu nad tulevad nii nagu ilm on ja nagu see loodus parasjagu annab ja nägin, et kuidas veised nautisid seda, et nad ei pidanud varju minema, vaid et nad said lihtsalt nagu olla selle niisuguse mõnusa pilvealuse ilma käes seal karjamaal. Ja siis ma ei tea, kuidagi ma siis nagu jõudsin sellise tunnetuseni, et see, et millest mina ka räägin ja milleks te siin kõik kohal olete, et see on see huvi selle looduse suhtes, selle elava suhtes ja et see loodus on nagu, see looduse jõud on see, mis meil kõigil tegelikult nagu silmad särama paneb ja mida me otsime, seda ühendust selle jõuga, mis teeb siia sisse elu on ja mida me saame vaadata ja mis kõik praeguseks ajaks on teinud nii lopsakaks, nii kiiresti, et kas või spargel on juba peaaegu 2 meetrit mul kasvanud aias, et sa mõtled, et kust see jõud tuleb või kõik need puud, et loodus on selline, et ta nagu igale poole kasvatab selle, mis sinna sobib, mis nendes oludes on võimalik. Ja siis inimene ka nagu kompab, et mismoodi ma saan kasvatada, kas läheb hästi, läheb halvasti, kas mets jääb alles, ei jää. Mõned põllud tee peal olid siuksed, et mõtlesin, et issand, mis siin tehtud on, et miks siin midagi ei kasva, kui seal kõrval nagu seesama emake maa on ja kasvab mets, eks ju, kasvavad kõik lilled, asjad, et miks on mõnes kohas nii, et midagi kasvab, mõnes kohas ei kasva ja mina nüüd vahepeal olen ka oma maakohast natuke liikunud edasi linnaaeda ja ma näen, et issand, seal linnaaias nagu muld on hoopis teine, kasvab hoopis rohkem. Milles see erinevus on või kuidas nii on, et inimene, kes sellises aias kogu aeg kasvatab, ei kujuta ettegi, milliseid probleeme kohtab keegi teine, kellel on liivane või isegi siin paepealne, metsad on siin ju tegelikult ei ole nii kõrged kui Lõuna-Eestis või kuskil vahepeal, et loodus on igal pool erinev ja meie kogu aeg nagu kohaneme ja õpime, mis me teha saame ja see tegelikult nende kasvamise üks põhialus on see, mis mullas toimub. Ja see, mis mullas toimub, on see, mida me täna vaatame. Aga see, kus me toimetame enamasti, on aed. Ja aed on see, mis hästi paljusid inimesi huvitab, et üks Facebooki grupp, mis on minu meelest kõige suurem ja kõige aktiivsem, kuhu mina kuulun, on see aiaelu grupp. Et kui paljud teist seal ka on? Ikka mõned on, on ju? Et keegi kogu aeg jagab, kellelgi on mõni mure, kellelgi on mõni rõõm, et tegelikult see on see koht, kus me nagu kohtume selle väega, mis maa seest tuleb ja kõike kasvatab ja et see saakski olla meie selline oaas ja parimal juhul ongi ta selline, mis meile endale annab nagu jõudu, toitu, niisugust olemise ruumi ja sellist ühendust selle jõuga, et meil on koht, kuhu minna ja vaadata, et aru saada, et on kevad. Et mis tärkab, mis õitsema hakkab, me oleme nagu selle rütmiga ühenduses, mis loodus meile annab. Ja võikski olla nii, et me loome neid kui selliseid elurikkuse oaase, et me õpime ära, mida on vaja selleks, et loodus lopsakana kasvaks. Ja seda, kus me õppida saame, see on sellest kohast, kus ta teeb seda ise metsikult. Ja ma räägin 2 põhimõttest, mis täna on võib-olla sellised, mida endale mõttesse kaasa võtta. Esimene on vaatleja suhestu, et seesama vaatlemine,
jah, nagu Kairi ütles, et 2 aastat me oleme siin päikese all rassinud, eelmine aasta oli eriti hull nende paekividega aga tore on vaadata, kui need on paika pandud ja siis saab jälle vahepeal vaadelda, kui see raske töö on vahelduseks ära tehtud, et see vaatlemine on see, mille jaoks on aega vaja, et kus on vaja oma kiirustamisest natuke peatuda, hakata rohkem olema. Ja see on esimene permakultuuri põhimõte, et kui ma võtan seda aega ja ma vaatlen ja märkan, siis ma hakkan leidma lahendusi. Ja siis ma üldse saan aru, et mismoodi asjad looduses toimivad ja kui mina tahan midagi teha, et kuidas siis teha nii, et see läheks sellega kokku. Et kas või see serva mõiste, et ma olen ka vist maininud, et kõige rikkamad alad on need servad, ja seda on ökoloogia uurinud, avastanud, et näe, siin servas kõige rohkem liike. Aga tegelikult näiteks metsa- ja põlluservas. Aga samas ilma teaduseta on võimalik seda täiesti vabalt samamoodi avastada, et näiteks kui ma küsisin selle loodusfilmi tegija käes Joosep Matjus, kes tegi selle Tuulte tahutud maa vist oli, et kus hundid on, et kui ta mõtleb, et kus ta saab hunte filmida, et kus ta need leiab, siis ta ütleb, et metsaservas. Nad lähevadki seal serva mööda. Kitsed samuti seal metsaservas, kus on selline üleminekuvöönd, et tema teab ka, et seal on kõige liigirikkam nagu vähemalt huntide poolest. ja tegelikult igaüks, kes rohkem looduses kükitab ja vahib ja passib, saab sellest aru, et see nii on. Ja see ongi see näiteks üks põhimõte, mida me saame siis oma aeda tuua, et kui me mingi serva tekitame, siis seal on kõige liigirikkam. Ja kui me teeme hästi palju väikseid peenreservi, siis need on need kohad, kus me peame kõige rohkem rohima. Sest et seal on kõige rohkem liigirikkust ja kõige võimsam kasv. Me peame aru saama, et kuidas seda siis kasutada, et kui me teeme aiamaa, et siis teeme võimalikult vähe serva, sest et siis me ei pea nagu sellega seal nii palju jagelema, kuna me ei taha, et seal need võimsad võililled meil oleks. Ja näiteks teine probleem on siin põllu peal, et näen niisugust asja, et vesi voolab nõlvast alla ja võtab kogu selle musta asja kaasa, nii et seal künka tipus ei ole enam must, ehk siis muld läheb minema, põllumees on sõitnud nagu niimoodi nõlva pidi alla, üles-alla, et kui ma seda näen ja vaatlen ja aru saan, siis ma võiksin teha järelduse, et kuidas seda mulda harida, võiks sõita teistpidi vähemalt esimene asi, kui ma üldse ta nii mustaks kraabin. Sügisel selliseks mustaks künda ja kultiveerida ei oleks seda üldse mõtetki. Sest et siis ma samamoodi soodustan lihtsalt seda, et see muld siit kõik jõuab veeloiku ja siis jõuab mingi kraavi ja jõkke ja Läänemerre ja siis me loeme ajalehest, et Läänemeri on nii saastunud, et ärme kala söö. See kõik hakkab sellest disaini veast siit pihta, mille kohta permakultuur ütleks, et vaatle ometi, kus su muld läheb, et tuleks midagi teisiti teha. Ja siis ma mõtlesin, et see põhimõte on et mis siis teha selle põhimõttega, et kui on selline põhimõte, et vaatle rohkem, et siis kui te hästi vaatlete, siis te näete, et seal taga on üks pink seal, see on mul aias seal Türil, et nüüd ma mõtlesin, et ma panen igale poole lihtsalt pingid aias, sellepärast, et siis mul on nagu põhjus seal istuda ja vahtida. Et muidu, kui mul seda pinki ei ole, siis kükitada võin põlvili ka visata, aga ütleme nii, et esimene samm, eriti kui üks laps on käe otsas ja teine tahab midagi saada, siis see pink on nagu kõige parem, eriti kus lapsed mahud kõrval istuma. Või siis mitu pinki. Aga et neid võiks panna aias näiteks erinevatesse kohtadesse, et siis sa näed erinevate rakursside alt omal asju. Või kui sul on metsaserv, et pane metsaserva ja käi ja istu seal vahepeal, või metsa sisse või seal on võib-olla mõni känd või nott või kivi ka võtta, aga et tee siis nagu mingi samm, mis aitab sul selle vaatlemiseni jõuda. Ja siis tasub teha ka selliseid aias ringi käimise tiire, et minu üks lemmikasi on eriti sellistel mõnusatel suvistel hommikutel teha üks tiir aias ja vaadata, mis on juhtunud, et kas on mõni õis lahti läinud, kas kevadel eriti need pungad puhkevad, sul on iga päev nagu mingi üllatus sind ootamas nagu väikeste lastega, et nad kogu aeg õpivad midagi uut, et kevad on täpselt samasugune. Et siis tasubki võtta see imeaeg, et kogu aeg vaadata, mis on juhtunud, siis sa näed, et mõni asi ei ole võib-olla selline, nagu sa tahaks või mõni asi hakkab kuskilt üle võlli minema, et siis sa saad kohe teha korrigeerimisi.
ja teegi siis seda erinevatel aegadel, et vihmaga tasub ka minna vaatama, siis sa näed kohe, kus vihm su mulda üritab minema kanda, mille peale sa võib-olla pole kunagi mõelnud, et ta sinna läheb, aga võib-olla läheb. Ja siis tasub puu otsa ronida, nagu mul poeg on ka üllatuslikult, loen, kus tema just proovis kõik puud läbi meil aias, et täiskasvanute peame vaatama võimsamaid puid või siis redeli aga lastel on hea võimalus puude otsas ronida ja tasub ka sinna päris maa lähedale minna ja mujal ka kui oma peenra vahel, kus sa neid umbrohti üritad tabada, et seal muudes kohtades ka. Ja teisipidi selline disainilahendus, et kui sul on mingid asjad, mis tahavad sellist kõva vaatlemist, et kas nad jäävad üldse ellu, võib-olla mingid väiksed mida sa paljundad või mingisugused siuksed tundlikumad taimed, et pane need omale sinna radade äärde, kus sa aias käid, et siis on sul kohe nagu pilk peal ja mingid muretumad asjad, umbes nagu kartulid, mis iga aasta ikkagi edenevad, siis need võid kuskile panna, kus sa nii tihti ei käi näiteks. Ja teine asi, et kuidas siis vähem teha, mis ma ütlesin ka, et vaata, mis looduses juhtub, on ju kogu aeg, siis teine põhimõte on, et lase asjadel ise reguleeruda ja samas arvesta, mis siis loodus annab sulle selle tagasiside, et kuidas need süsteemid võiksid toimida, siis põhiasi on see, et ära tee seda, mis ebasobiv on, ära tee seda, mis läheb sinu ideele vastu ja läheb ka nagu looduse mõttele vastu ja see on võib-olla see põhiasi, mis meil on võtta. Et see on nagu see karmagi, et mida külvad, seda lõikad, et mida teed oma aias, selle vastu saad. Ja tegelikult me saame vastuselt selle, mis on aastasadade jooksul meie maaga tehtud, meie mullaga tehtud, et põllumees saab mingi maa, siis seal on juba mitu põlvkonda midagi teinud ja selle mõju on tunda. Et näiteks mu isa ja venna põldudel käis just Inglismaalt sellise taastava põllumajanduse konsultant ja tuligi, muidu me oleme suhelnud interneti teel, aga siis ta tuli vaatama neid muldasid, et millised need päriselt on ja siis ta ütles, et need on sellised, nagu meil oli 40 aastat tagasi mullad, et kui minu isa alustas põllumajandus, siis olid sellised mullad ja kõik tundus nii tore, viskasime aina väetist rohkem ja nüüd me oleme selles olukorras, kus meil elu enam peaaegu polegi ja meil polegi muud võimalust kui taastav põllumajandus, mis üritab neid kahjusid tagasi teha. Aga meie oleme veel selles punktis, kus meil on nii-öelda mineviku jäljed on veel alles, me ei ole kõike veel ära kaotanud, me kasutame veel vähem lämmastikku põllu peal, kui nemad peavad kasutama. Nemad kasutavad umbes 2 korda rohkem, et saada sama saaki kui meie. Ja see vahe tuleneb lihtsalt sellest, et kui palju mulla elu on alles. Ja tema ütles, et ometi võtke mind kuulda ja ärge tehke neid vigu, mida me Inglismaal oleme teinud. Sest et Inglismaa loeb ikkagi umbes 30-40 aastat oma muldade kestuseks edasi. Et me võiksime praegu tabada ära, et teha teisiti, aga see on nii paganama raske. Eestil on ikka nii kõva niisugune kultus, et niita kõik lagedaks, harida kõik mustaks, selline, et teeme kõik korda. Aga see korra mõiste peab muutuma, sest et muidu me oleme ikka seal, kus Inglismaa praegult juba on, mis on tegelikult tobe, et ärme seda rada võtta ei metsadega, põldudega, oma aedadega ka, sest et peame ju ausalt tunnistama, meil kellelgi ei ole võimekust liike ise ellu puhuda jälle või nagu tagasi tuua või kui keegi on ära läinud, et kuidas seda tagasi meelitada, taimedega on veel enam-vähem, et kuskil veel on, siis lähen kaevan välja ja viin oma aed, on ju. Aga kuidas sa putukaid või linde või et see kõik ei ole nii lihtne, kui see ärahävitamine. Et planeet ja see loodus, seda ma kogesingi kuidagi täna enda jaoks, et see planeet ongi ideaalne näide sellest jätkuvustarkusest, sellest, kuidas kõik oskab kesta iseenesest. Ja siis, kui sa seal aias istud, see on sinu maa-aed, on ja, et siis see huvitav mõte, mis su aia puhul võikski vahest läbi käia, et mis siis juhtub, et kui mind seal aias enam poleks, et milliseks ta siis kasvab. Ja me natuke saame vaadata seda siin ka selles toidusalus, mis siin või nii-öelda selles peenrakeses, mis me siin oleme teinud, et mis on siis juhtunud, kui keegi pole mõnda aega midagi teinud. Et tegelikult oleks väga tark disainida asju niimoodi, et kui ka mina ei tee mingeid asju, et siis need asjad lähevad seal paremaks. Ja ka vaadelda, mis siis juhtub, mitte siis hakata stressama, et issand, kõik muru on niitmata või et võib-olla siis on hoopis muld kasvanud, võib-olla mitmekesisus on kasvanud, võib-olla on kimalastele tekkinud pesakohti, sest et ma pole muti mulle hunnikuid ära riisunud või üldse muti aiast ära tõrjunud, on ju.
et võib-olla midagi head juhtunud. Ja mis selle looduses nagu niimoodi kergesti juhtub, ongi see, et kõik läheb mitmekesisemaks, elu läheb rikkamaks kogu aeg, loodus täidab kõik nišid, rabas oskab keegi oskab kasvada siin paepealsel mullal, mere ääres, isegi liiva peal, kõikides kohtades loodus teab, keda kasvatada, milliseid taimi ja loomi. Ja tavaliselt see on ilus, me kõik lähme metsarajad, me tahame midagi ilusat kogeda, me läheme loodusesse ja otsime neid kõige ilusamaid kohti. Ja siis põllu peale keegi ei lähe ju nii-öelda, et läheks loodusesse, istuks põlluservas. No enamasti juhtu ainult põllumees on see, kes heal juhul käib ja vaatab oma põllud üle. Tema ilumeel on vist juba lihtsalt nagu muteerunud. Ja eks meil ka, meie ilumeel on ju selline subjektiivne, et kellele meeldib seda niidetud muru rohkem, kellele vähem, et me saame oma ilumeelt tegelikult muuta. Ja ma arvan, et see on ka üks asi, mille peale me peame mõtlema, et me peame seda muutma. Ja loodus annab toitu tegelikult, seal on toiduvõrgustik, ise reguleerub, nagu see põhimõttegi, millest just rääkisime. Ja kogu aeg toimub mingi muutumine ja kohanemine, et isegi kui inimene harib kõik ära, no siis loodusel on oma vastus, umbrohud või midagi ikka tuleb seal, samblikud tulevad lõpus, kui midagi muud ei tule ja samblad on ju, ja siis selle mulla osas ma juba olen sellest rääkinud, et muld võib muutuda lõpuks selleks sõnaks, mida meil eesti keeles ei olegi, see dirt ja põldude peal, kui te sõidate mööda, tehke neid vaatlusi, kas ta on juba sinna poole teel, et muld 70% šokolaadi värviga, niisugune tume bitteri šokolaad, see on see, mis õige mulla värv on, et vaadake, võrrelge, kas teil on niisugune aias või ei ole või kuskil põllu peal. Kui ei ole, siis on teel sinna, ma ei teagi, mille poole, pinnase poole, mingi elu kaotanud materjali poole. Ja sellest me peame siis tagasi kõndima siia. Mina alustasin oma toidusaluga ka umbes, mitte võib-olla päris sellisega, aga sinna poole. Ja praegu on mul umbes selline seal sellel kevadel veel metsikum, sest et ma ei ole siin nii palju jõudnud. Aga ühesõnaga, et loodus tahab toetada, et ta kasvataks asju ja mina sain omale hea kinnituse, kui käiski see samane, kellest ma mainisin Inglismaalt, see konsultant, et kõige parem muld ka testide järgi ja tema silma ja käe järgi oligi seal mul selles toidusalus. Võrreldes teisel pool talu, kus oli haritud tavapärasel viisil, oli kõige kehvem muld mu venna ja isa põldude muldadest, et see oli selline hea näide, et kuidas selle vapermakultuuriga, kus kõik umbrud või kõik asjad kasvavad, oli läinud asi palju paremaks 10 aastaga. Ja siis naabrimees seal all on niisugune usin maaharija ja siis eelmisel kevadel ma siis vaatasin, kuidas tuul lihtsalt puhub tema põllult kõike minema. Ja mina olen siin üleval pool, et siin kõik need taimed hoiavad seda kinni ja puud ja põõsad, et aga tema vaesekene muudkui jääb oma mullas seal ilma ja ta isegi ei tea, ta mõtleb, et ilus korras põld. Ja ühesõnaga seda mulda läheb palju minema, ärme sellesse keskenduda, juba teate seda, aga vaatame, mina õpin seal mulla koolis, keda see tädi seal õpetab videote kaudu. Ameerikas on tema doktor, kes räägib sellest mulla elustikust ja nüüd räägitakse sellest aina rohkem. Aga nüüd me peame seda vaatama, sest muidu see kuivab siin ära mul. Ma näitan teile nüüd kohe seda mulda natukene lähemalt. Ja siis ma näitan, kas ma ei proovi ka võtta. Näe, siin ma otsisin üles see. Mikroskoobi all on meil selle toidusalust võetud üks mulla jupike. Ja ma otsisin üles, et näed, seal on seen ka olemas. Aga vaatame, kas see pilt on mul siin veel laivis või? Natuke hangunud, teeme korraks värskenduse, et siin mikroskoobi all saab seda natuke täpsemaks keerata ja vähem täpsemaks, et siin, mis siin näha on, see kriip seal keskel on, see ongi seen. See on väike seene niidistiku jupp ja see on selline tume, see tähendab, et see on kasulik seen. Et seentel tuleb ka vahet teha, et mõned on haigustekitaja seened ka, et olete kuulnud ka ju, et mingid seenhaigused, mille vastu tõrjutakse. Need ongi nagu haigustekitajad seened, aga nemad elutsevad sellises mullas, kus pole piisavalt hapnikku. See on selline tume ja haisev koht nagu Mordor on ja seal elavad need pahad bakterid ja seened, aga heas mullas, kus on õhku, kus on struktuuri, elavad head seened ja head bakterid. Ja kui sellised on mullas, siis läheb taimedel ka hästi. Ja samas taimed toidavad neid. Ja siin, vaadake, siin midagi liigub, on ju.
need täpikesed, et enamik nendest on bakterid, väiksed pallikesed, kes on umbes 1 mikromeeter suured seal. Ja siis, ma saan äkki pildi suuremaks teha natuke. Ja siis need tükid näiteks siin, see on mulla agregaat, et see on kokku kleepunud orgaaniline aines, mille vahele näiteks bakterid saavad peitu minna, kui tuleb keegi, kes tahaks neid ära süüa. Siis nad lähevad siia peitu. Ja siis, kui nii-öelda vaadatakse, kuidas mullal läheb, ongi, et siis loendatakse ära see biomassid kokku, see, et kui palju on seeni ja baktereid selle klaasi vahel siin parasjagu, et sellest tehakse arvutus ja siis öeldakse, et see biomassi suhe, et siin on see biomass hästi koos selle seene sees, et hästi palju, ta on tihe ja siis need bakterid on siin kõik harali laiali, et siin on nagu, ma ei oskagi hinnata võib-olla 1 ühele neid nagu kokkuvõttes, et mis tähendab, et see on selline võrdlemisi hea muld, et ta igatahes on suunud paremuse poole. Mul on nüüd huvitav, ma võtsin sealt kuskilt suvalisest kohast, kus eriti palju ei kasvanud, mul selle tegemine jäi pooleli, ma katsun selle siin varsti valmis loksutada, aga siis võime kruttida, kas me kedagi siin veel kohtame, et kui ma oma slaidi ette võtan, siis ma näitan mõnda tüüpi, keda ma olen näinud nagu varem. Ja see kõik on siin hästi abras, nii et kui mina siin lauda väristan või teie liigutate, siis pilt hakkab võbisema. Aga siin saab siis otsida, et keda siin veel näha on. Näete, siin on üks mulla, kas teiega näete seda natukene? Mis pidi see siin on? Seal te näete, seal on vist tõenäoliselt üks seene nidistik või seenejupp seal või kas see on juur? Võtame. Siin on niisugune väike vahemik selle all, et selle vahel ma saan üles ja alla nagu vaadata selle sisse, aga ei, siin ei saa, see suur känakas igatahes on orgaaniline aines on ju. Ja siis need sellised teravaservalised tükikesed, mis siin on ka niisugused helklevad kollased, need on tõenäoliselt liivaosakesed, sellised väikesed. Ja siis need ümmargused pallikesed, kes ringi liiguvad, kui te mõnda näete, need on siis bakterid enamasti. Nii, kuidas tundub, saite näha mõnda, on ju. Võtame selle, ma räägin vahepeal, et kes seal nii-öelda teoreetiliselt teel võiks olla ja katsun samal ajal loksutada selle asja valmis. Et siin, mida vaadatakse mulla heaolus, millest ma rääkisin, olidki need bakteride seened, need on need kaks esimest siin bakteride seened, kes siin taimejuurte juures elutsevad ja tulevad kohale selle peale, et taim annab neile suhkruid, jagab oma juurtest juureeritisi, jagab. Ja siis need bakteride seened tahavad nendest osa saada, see on nii-öelda hea kraam ja siis nad tulevad ja paljunevad ja kasvavad ja erinevad taimed siis nagu toetavadki erinevaid seeni või baktereid, et kas neid on rohkem või vähem. Näiteks umbrohud ja ka kõrrelised enamasti toidavad nagu baktereid, neil on neid vaja, siin ka bakteriaalse enamusega mullad, aga metsataimed tahavad toetada neid seeni ja nad tahavad, et ka mullas oleks neid seeni. Et te olete kuulnud, et on mükoriisa, et tegelikult umbes 90% peaaegu kogu maailma taimedest tahab, et oleks mükoriisa, aga nad on ühendunud. Mükoriisa kaudu nad saavad toitaineid ja sisuliselt see tähendabki seeni mullas. Ehk enamik planeedi taimedest tahab, et seeni oleks seal mullas. Vähesed on need, kes ei taha seda. Ja siis need vähesed on siis need meie umbrohud, mida me maadades ja põldudes kõige rohkem kohtame ja ka nendega võitleme. Aga nende võitlemise käigus enamasti teeme mulla olukorra veel halvemaks, nii et seal on veel vähem seeni ja ka baktereid. Ja siis neid seeni ja bakterid omakorda hakkavad sööma need nematoodid seal ja siis need amööbid ja sellised väiksed viburlased ja sellised. Ja nemad söövad neid bakteride seeni, kelle sees on hästi palju toitaineid. Ja nemad ise nii palju ei vaja neid toitaineid ja siis neil jääb midagi üle, nagu meilgi jääb midagi üle, käime kempsus on ja nemad lasevad otse sinna samma mulda. Ja siis see, mis nad välja lasevad endas, see on see, mida taimed tahavad süüa. Selle sees ongi sisuliselt kõik need mineraalained, mida taimedel vaja on.
ja järgmine tase, veel suuremad nematoodid ja juba lülialgsed ja linnud ja kes seal kõik tulevad, et nende väljaheidetes on samamoodi kõik need mineraalained, mille bakterid ja seened on sisuliselt nagu mullast üles korjanud, teinud sellisesse vormi, mis taimedele sobib. Ja bakterid ja seened elutsevad ka selles surnud orgaanilises aines, selles samamoodi saavad nad kätte neid sealt nad saavad ka suhkruid endale ja pakuvad siis, toodavad ise neid mineraalaineid. Et see on see mulla toiduvõrgustik, kus meie oleme kõige tipus. Ja meie tegevusest sõltub samamoodi. Tegelikult meie kaka peaks ka samamoodi sinna mulda tagasi jõudma, mitte muutuma veega segatud anaeroobseks õuduseks, mida keegi ei taha kusagil näha. Aga tegelikult see on toitainete komplekt, mis peaks samamoodi siia tagasi jõudma. Ja selle kaudu oleks meie ka selles aineringluses selgemini sees, et arvan, kui asjad kriitiliseks lähevad, siis kui väetist enam ei Venemaalt ega Ukrainast saa, siis lõpuks hakkab keegi kakast väetist tegema. Mida on ju päris, inimesi on ju maa peal, terve maa ajaloo jooksul nii palju. Ja kui kõik see kaka läheks põllu peale, meil poleks mingisugust probleemi, on ju. Et see on lihtsalt toitainete selline tohutu valesti paigutamine, mingiks prügiks tekitamine. Ja noh, ma ütlesin, et olen teinud joonised, kuidas taimed jagavad kooke ja küpsiseid, et tegelikult nad meelitavadki kohale neid elustikku ja me räägime mulle all, aga tegelikult see toimub ka lehtedes. Mul on siin ka kuusepuu, aga no ütleme okastes ka maapealsetes taimeosadest. Taimed annavad sealt ka välja suhkruid ja meelitavad kohale seeni ja baktereid, kes katavad taime lehe, taime pinnad kõik ära. Nii et kui me võtame siin Maretiga läheme pärast taimi sööma, siis me tegelikult sööme ka baktereid ja seeni, mis tugevaid ja terveid taimi katavad. Ja võib-olla igaüks on kuulnud, et pärast antibiootikumi kuuri või mingit muud häda tuleb süüa baktereid, on ju. Et sama hästi me võime neid metsikuid terveid taimi süüa, et sealt saame ka asju. Et me tegelikult inimestena samamoodi elutseme koos bakterite ja seentega ja vajame neid seedimiseks, vajame neid oma nahaterviseks, nagu need taimedki vajavad. Aga siis inimene millegipärast on tulnud niisuguse jabura mõtte peale, et aga pritsiks osad sealt ära, et noh, näiteks, et üks seen oleme aru saanud, et on kahjulik, et noh, et tõmbame nüüd fungitsiidi peale. Aga mis siis juhtub, on, et kõik kasulikud surevad ka ära, et see fungitsiid ei ole selline, noh, ta ei ole nagu antibiootikum tapab ka kõik ära, on ju, ja samamoodi tapab see taimekaitsevahend kõik head ka ära. Ja siis meil on niisugune puhas paljas taim, kel siis mingi kahjur vaatab, et siin pole enam mingit katet peal, kohe hea seda süüa, ja see nõiaring kerib aina, panen jälle uue doosi, et haigus tuli ja siis taimel on jälle veel kehvem, on ju. Et lihtsalt on vaja ennast nagu võõrutada sellest ja sellest on meil vaja nagu ühiskonnana ennast võõrutada, sest et meil on vaja, noh, kui taimel ei tule neid kuskilt peale, siis mul on juba veidike surnud, on, ja siis ma pean vaeva nägema, et see asi jälle hästi läheks, et siis on mul vaja taastada, see ongi see, millest räägitakse taastavast põllumajandusest ja taastavast kestlikkusest, sest et jätkusuutlikkus enam ei aita, sest et kui ma jätkan selle sama asjaga, et muld on pool surnud, on ju, no mis kasu sellest on, ma pean juba seda taastama hakkama, et see on vaja juba nagu paremini teha. Ja siis ongi see suur kakaring kokkuvõttes, kus toitained liiguvad kellegi seest käivad läbi ja siis jõuavad tagasi sinna mulda. Võib-olla sellepärast ongi mullast oleme võetud ja mullast peame saama. Et see ring kogu aeg peab niimoodi käima, et kui teil on võimalik, tehke omale need kompostkempsud kuskile lisaks oma veekempsudele, et käivate vähemalt suvel õues või pissige vähemalt kuskile põõsasse. Lämmastik ka, kusjuures Toidusalu ühes raamatus on arvutused selle kohta, et kui palju ma pean pissima mitu korda, et ta saaks selle lämmastiku kätte mingi õunapuu. Et siis ööpotid ja lahjendus sinna, et lämmastik on ikkagi nagu kulub ära neil. Ja nagu ma mainisin, et siis see, mis seal maa peal on, mõjutab seda, mis on maa all ja vastupidi, mis maa all on, mõjutab seda, mis on maa all. Et no igatahes nagu musta lehma saba valge lehma taga, et nad on seotud. Ja kui mina tahan kasvatada omal põõsaid ja puid, siis ma pean tegema sellise mulla, mis neid soodustaks. See on see ökoloogiline suksessioon, on niisugune keeruline mõiste, aga sisuliselt tähendabki seda, et siin kivi peal ei kasva keegi muu kui ainult bakterid ja siis meil mulla peal siis ainult samblikud ja samblad heal juhul hakkavad tulema, siis tulevad vaikselt umbrohud, esimesed kõrrelised.
kuni lõpuks jõuab metsani välja ja mullas läheb samamoodi, et alguses on ainult baktereid ja pärast on rohkem bakterid, aga veel rohkem seeni, et seeni on 10 korda rohkem sellises vanas metsas. Et kuna see on meil enamasti probleemiks, et seeni on vähe, sest et näiteks kaevamine, hekseldamine nende mingite, mis masinad need on, niisugused sõidad läbi ja siis pihustab su mulla kõik ära, onju. Et hästi mõnus must muld tuleb sinna, aga tegelikult kõik seened on läinud ja umbrood kasvavad eriti hea isuga, onju. Kui sa suudad lihtsalt kõik välja võtta, aga siis tuleb tuul sinna mõne, sa ei suuda seda steriilset keskkonda looduses luua, siis parem on nagu luua selline keskkond, kus tahab kasvada see taim, mida sina tahad kasvatada. Et maasikas ei ole see umbrohu vahel kasvav taim, ja ta ei ole see kivi peal kasvav taim, ta tahab, et mullas oleks seeni näiteks. Inglise keeles strawberry viitab ka, et tuleks multsida millegiga, põhuga näiteks või kui põhku pole ja need Lusitania teeteod on, et siis kompostiga. Et kompost on tegelikult kõige parem multsimaterjal, lihtsalt alguses seda pole ja siis pannakse kõike muud, mis muutub ajavikku, komposteerub su peenrast sisuliselt. Ja sisuliselt seesama asi veel lahti rääkides, et kes seal siis elavad. Aga mis asjad, või enam-vähem saame seda vaadata ikkagi, et see SCB siin tähendab, et seened ja bakterid, et mis see osakaal, mis see suhe on, et siin SCB nii-öelda seene tegelikult bakterite hulgaga on 0,01, see tähendab, et seeni peaaegu üldse pole. Ja samas suhe siin selles vanades okasmetsades on, et seeni on 100 korda rohkem või isegi 1000 korda rohkem kui baktereid. Ja see on see, kust õppida, minna mingisse metsa ja vaadata, mis seal kasvab, milline see muld välja näeb. Ja näiteks isegi, kui sa tood oma komposti hunnikusse või ka peenramaale puude alla natukene biotäie seda mulda, siis see võib aidata sul mingitel puudel ellu jääda ja sellel kompostil tuua neid elu sinna sisse. Et näiteks vanasti öeldi, või ma ei tea, kas vanasti või igatahes, ma olen kuulnud, et näiteks sarapuude puhul, et kui istutad kuskile põllu peale, et too metsast puu alt biotäis kasvõi, et siis tulevad sellega kaasa see mükoriisa ehk need seened ja siis ta jääb parema meelega ellu. Ja ma arvan, et aiaelugrupi peale jälle mõeldes, et seal on paljudel probleeme oma elupuudega, mis kohe ära surevad. Ja ma arvan, et üks põhjus on selles, et need on ju puud. Ja siis neid üritatakse isutada sinna arenduste peale, kus mulla seisukord on ikkagi väga halb, seal on ju suvaliselt veetud midagi peale, võib-olla mingisugust halva kvaliteedilist põllumulda või mis iganes. Et siis seal ilmselgelt ei ole eriti palju seeni ja siis, kui sellele puule pole neid seeni, siis tal on nagu oma toitumisest midagi puudu ja siis ta kidubki seal, et sa võid talle visata seda väetist, aga see ei pruugi nagu enam päästa või. Jah. Jah. Ja siis. Jah. 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 Ja. Aga tegelikult see võiks olla krundi hinna sees, kui palju mul mulda on. Et see oleks hoopis teise väärtusega siis need krundid, kui selguks see reaalne tõde, et ma ei saa seal midagi kasvatada või pean sinna väga palju vaeva nägema, et see midagi kasvama hakkaks, vedama sinna asju. Et siis nende hind langeks kõvasti, võib-olla tulevikus langebki. Ja. Ja see, et puid ei ole, siis pole lehti, mida koristada. Lehti, mida riisuda. Ma olen näinud kinnisvarakuulutusi, et mõnus väike aed ei pea palju vaeva nägema. Umbes 500 ruutu, eks ju, või midagi siukest, et. Läinud on ju. No see ongi, et sellega on see keeruline asi, et turunõudlus on see, et see oleks kohe ilus on ja maastikuarhitekt topib kõik tihedalt täis, et see kohe avaldaks mingit efekti, sest et muidu, kui ta esimesel aastal ei avalda, siis kõik pöörduvad valla poole, et issa, miks siin nii kole asi on tehtud. On ju. Aga tegelikult tark maastikuarhitekt või kujundaja
peab arvestama selle lõpliku suurusega ja istutama selle järgi, lihtsalt alguses ta ei näe võib-olla siis kohe nii ruttu selline välja, nagu tahetakse. Või siis tuleb seal tegeleda sellega, et neid taimi ümber istutada, ostan rohkem, pärast panen teistesse kohtadesse laiali ja mul on terve park täis või noh, et see peab nagu mõtlema selle aja mõõtme peale ka. Jah, mina sain seal Türil sellise maaaia või noh, ütleme, mingis mõttes nagu vanaema aia, kus 85-aastased inimesed lahkusid just ja nemad, noh, me kaevasime seal kasvuhoone jaoks vundamenti ja kaevasime, ikka veel oli muld, et kaua sa kaevad, mingi pool meetrit oli musta mulda ja mõtlesin, et kuidas, et majaga on palju tööd, aga selline aed, nagu ma ei julge seal isegi taimi istutada, sellepärast et kohe läheb mõni vihmausk katki, nii õudne. et ma sain ja suur puu näiteks, ma ei saa osta suurt puud, arenduste peal pole ühtegi suurt puud. Ma võin istutada omale sinna Pärna, aga ma suren enne, kui see suureks saab. See on fakt, on ju, et ühtegi suurt puud ma ei saa nagu osta või noh, ma ei saa poest osta seda. Kui ta olemas on, siis ta on ja annab mulle seda elu ja seda võimalust, on ju. Et võib-olla me varsti hakkame väärtustama teisi asju ja arenduste puhul ja üldse maatükkide ja majade ja kõike puhul nagu pilk läheb teiseks, et mis seal on. Võib-olla kui naat kasvab, siis on juba, et hurraa, et mitte ei ole ainult varaseid. Ja mul on mulda. Jah. Konkreetselt näiteks on see, et kui tehakse uut, tänasel päeval maja soojustatakse ja tehakse igasuguseid asju, aga seal on ütleme haljastus. Ja, pojängid ja muud. Ja siis ütleme, et ise kuna ma tegelen selle asjaga, et siis ma ei tea, mis ma teen seal, et kuhu ma selle panen, kellele ma pakun. Siis peakski niisugune grupp olema, tegelikult on ju need taimegrupid. Kohaliku kogukonna gruppi, et olge nii kenad ja tulge ja võtke. Jah. Ja on neid, kes ka tulevad ja võtavad, aga ma lihtsalt ei tea, mis ma sellega teen, selle haljastusega, ja ta lähebki prügisse. Ma nägin seda Rootsis ka, kus lihtsalt keegi mõtles, et ma tahaks nüüd uut aeda omal, on ju, et isegi mitte ei tehtud korda, vaid lihtsalt, et tahaks uut aeda ja siis tuli suur kastiauto, tõstis suured puud ja põõsad ja kõik sinna peale, viis minema ja siis teine kastiauto tuli ja tõi umbes sama suure tasemele, aga no teised. Et noh, lihtsalt rikas ühiskond. Ja siis tehaksegi niimoodi ja noh, Eestis nagu ei ole harjunud või kuidagi vaatad ja nutt tuleb peale, et mis mõttes, et niimoodi siis raisatakse nagu, et selle jaoks võiks olla mingi rakendus nii-öelda, et neid taimi on. Sest noh, inimesed ju ei tea, kindlasti on neid, kes võtaksid neid, näiteks needsamad mingi uusarenduste inimesed, kes satuvad selle tühja maa peale, võib-olla nad oleksid väga rõõmsad, kui nad saaksid mõne põõsa või asja, on ju, et kas või kopaga tuua, paned pleraki suurema maha, juba on nagu midagi. Muidu kasvatan 3 aastat või 5 aastat, et jah. Ja. Jah, et kohe on keegi. Et tekitada see sümbioos. Jah. See oleks väga äge. Ma tahaks anda ülesande, et tee ära. Võiks see juhtuda. Ja need umbrohud ma juba mainisin, et nad on tegelikult meil sellised haavaparandajad ja häda likvideerijad ja päästavad mulda. Ja näiteks võilill võtab sügavamalt, toob välja kaltsiumi, et see annab nagu aimu, et mullal on kaltsiumipuudus, tema toob seda, korjab seda välja ja jagab teiste nii-öelda ja tekitab sellist pressivama juurega sinna käike sisse. No näiteks mina olen nüüd niisuguse savikama mulla peal, enne ma olin liivakama mulla peal, vaatan, et huvitav, et peenes kasvab see osi, on ju, et põldosi, ma pole nagu varem kogenud seda, et noh, tema ongi niisuguses tihedas, veidike kompakteerunud mullas, et seal on küll selline tume muld, aga noh, kui mina sinna jõudsin, ta oli ikkagi sügisel korralikult ära kaevatud ja siis talvel ilusasti vajub nagu plinniks, on ju, ja siis mina nüüd muudkui katan seda, et see hakkaks nagu paremaks minema, sest et mul on kogemused nagu liivased mullas, et võtad käega kartulit
et mitte mingi konksuga, et mul pole vaja. Et tahaks seal ka jõuda selleni, et tegelikult iga muld läheb paremaks, kui seal on rohkem orgaanikat, rohkem elu, et olgu ta ennem savimuld, olgu ta ennem liivamuld, et ta saab minna hoopis paremaks, nii et pärast öeldakse, sul on see täiuslik muld nagu lõimise poolest. Ei pruukinud olla, mul on lihtsalt palju täiuslikumalt orgaanikat seal kui enne. Et võiks olla vähemalt 5% orgaanikat, kui keegi mullaproovi võtab, aga põllumuldude peal 2-3 niimoodi, et võiks rohkem olla. Ja huvitavam on see, et haiged taimed ise nagu kutsuvad kahjureid ligi, et nad annavad välja selliseid juure ekstrakte, mis kutsuvad haigustekitajaid ligi, et nad tahavadki nagu surma saada, kujutad ette. Loodus nagu ei taha, et haiged asjad edasi elutseks, nad tahaks, et see haige tsükkel nagu lõpeks, nagu haiged loomad on ja tuleb kiske ja sööb nad ära, et samamoodi loodusel on, et haiged taimed tahavad nagu kaduda mingis mõttes, et see geneetika, see probleem edasi ei läheks. Ja surevadki ju haiged taimed ära, aga inimene üritab neid hullult putitada, et ikkagi taimekaitse, seenetõrje, ja see tegelikult on siis nagu selline, ma ei teagi, mis asi see on, ei lase surra kah, et see tegelikult nagu põhjustab probleemide jätkumist ja ei tunnista, mis mul tegelikult toimub, seal ma peaksin tegelema ravimisega või nagu tervendamisega, mitte selle haiguse tõrjumisega. Aga ma tahaks ikkagi rääkida teile paar asja kokkuvõtlikult, et mis siis need head teod mulla suhtes on, et ära häiri mulda, ära tõsta teda ringi, ära kobesta, kaeva, tee ainult nii vähe kui võimalik. Et kündmine ei tasu. Hoia alati muld kaetuna, et see, kui Charles Dowding, keda võib-olla keegi on vaadanud, temal on ka tunduvad peenrad mustad, aga tegelikult nad on kaetud kompostiga ja see on ka tume, aga see on sisuliselt puhas orgaanika, ta on lihtsalt hästi elurikas ja et sellist, see on ainukene nii-öelda must muld, mida võib lubada oma peenramaal, aga muul juhul peaksid olema see kaetud taimedega, mulčiga kogu aeg, et sellist puhta musta mulda jätta omale talveks. Täielik rumalus, sa lihtsalt muld pressib kokku, vihm sajab, kompaktsioon, kõik nagu ilma käes, tuul, vihm, kõik uhuvad nagu minema, et seda ei tohiks olla lihtsalt. Näiteks arenduste puhul ka, et võetakse seal maha mingi võsa, hakitakse ära, viiakse minema nagu probleem. Tegelikult võiks jätta nendele inimestele mulčimiseks sinna, kasutada nende maa peal, mitte teha nagu kõik puhtaks lagedaks, et järjekordne süsiniku kadu on ja me räägime siin rohering ja ma ei tea, mis majandusest kõik on ja see süsinik, mis seal on kasvanud sellel maal, aus oleks see sinna jätta, mitte see viia kuskile minema, et see peakski nagu mitmekesi. Aga võsa ongi enamasti lehtpuu. Jaa, sest see on mõeldud rododendroni peerendele. See on mõeldud selleks, et kuskil midagi kasvaks. Jah, seda saabki umbes mingi metsafirmade käest või siis peale passidega kuskil mingi võsa maha lõigatud või kui endal on, siis on väikseid, saab laenutada neid hakkureid tööriistarendist ka, et ei siis ise teha mingi hulk omale või et peab leidlik olema jah, et leida seda. Need võib panna kas vaieserva hunnikusse ja siis seal keegi elada. Aga see võib seal lihtsalt hunnikus olla ja see on paari aasta pärast lihtsalt mullaks muutunud. Ja risuaeda saab teha kusjuures. Ja. Aga näiteks siilid ja igasugused loomad, näiteks kui see kevadine päike on, kõik on lage ja sa mõtled, kus see konn läheb? Ta läheb ikka kuskile hunnikusse lehtede alla peituma, ma jälgisin ühte konna, ta läks ühest kohast teise, et olla varjus, ta ei taha ju päiksekuuma käes olla, aga kui sul on lapp ainult sihuke kuumava päikse käes, arvad, et mõni konn tuleb sinna või kui ta tuleb, siis ta sureb poole tee peal ära. Ei ole, aga sina tekitad talle koha, kus ta saab hunniku all peidus olla, siis ta läheb jälle edasi ja sa tekitasid rohekoridori. Tegelikult peab nagu hoidma sellist risu ja asju nagu metsas, pead hoidma oma aias ka kuskil, ühe nurgakese võiks nagu jätta selle jaoks. Muidu pole nagu. Jaa. Jah, aga kui võiliseemned on sees, siis
noh, siis ta levitab neid, näiteks see sobiks panna kompostihunnikusse, kui toimub mingi kuum kompost sellega või kui ta on pikka aega seal, et siis ta seemned, jah. Ikkagi 50+, ma arvan, sinna kanti. Või isegi 60, jah. jah, jah, noh, see ongi kinnikatmise meetod, sest et ega seal mullas on ju ka alati seemneid ja kõiki me kunagi kätte ei saa, et see, kus sa lihtsalt katad ta kinni, teeb sinna sügavamasse kihtid, on nagu see pank seal. Et seda võib küll teha, et siis see ongi viis, kuidas siis peale istutada jälle midagi muud ja sul on plats nagu puhas ilma sellist suurt kahju tekitamata, et noh, mina olen seda rakendanud küll, jah. jah, et lihtsalt panna peale mingi isegi 10 sentimeetrit orgaanikat sellele nii-öelda umbrohukihile ei aita, et ikka tuleb sealt läbi, et see peab olema ikka rohkem. Kui tahab appi panna, siis ma arvan, see peaks olema mingi 0,5 meetrit või midagi sinna kanti, et või siis hästi nirudalt kasvav muru või no mingi selline hästi korralik muru, siis see sureb kergesti. Aga mulla puhul paar sõna, et Maa-ametil on mullastikukaart võimalik teil ette võtta ja mullastikukaardi peal on kõige tähtsam, mida te sealt võib-olla saate vaadata, on lõimis. Ja see on, lõimis on näiteks see, mis räägib LS, näiteks liivsavi. No, sisuliselt see on see, et ta räägib sellest, kas on savi või liiv või midagi vahepealset ja kas seal on hulgas kivisid ka umbes niimoodi. Ja mis see lõimis, siis need lühendid seal ongi, et L on liiv ja S on savi, siis liivsavi, savi, liiv ja R näitab rähksust, et kas 1 või 2 või 3 on ja kas seal on palju kive sees, rähed suured. K on koreselisus, et kui palju on veel mingeid väikseid peenkive seal sees. Ja siis ta näitab ära ka selle huumushorisondi tüseduse, et kui palju nii-öelda mulda seal on. Et Eesti need mullakaardid on üsna haruldased, et need, nii täpselt on, et nõukogude ajal tehti palju tööd ja tehti see Eesti kohta selline kaardistus, mis on mingisugune, ta ei pruugi 100% täpne olla, aga ta on mingisugune orientiir, mida on võimalik võtta. Ja lihtsalt siis sa tead, et kus sa pihta hakkad, et millisele mullale sa hakkad rohkem orgaanikat lisama sisuliselt. Ja mis võib-olla seal paremaid tulemusi annab, võib-olla mis taimed seal paremini algatuseks kasvavad. Ja kuidas sellest aru saada, et kui me välja läheme ka, siis vaatame, et see sisuliselt, et ka nii-öelda seda teadus ütleb, et selle jaoks on tunnetusmeetodid, mis on hästi tore. Üks on sõrmeproov, et võtad natukene nii-öelda teelusikatäie mulda ja hakkad oma peas seda näkerdama, et kas sa saad tast rullikese teha, kas saad selle rulli kerra kerida või saad ainult palli teha, et algatuseks palli teha, siis või kui isegi seda ei saa, et siis see on täitsa liiv, ja kui sellega saad ussikese teha ja kerra kerida, siis see on savi, et siis vaatame, mis siin õues on ja teine proov on veel, et on võimalik siuke pallikene teha ja visata ja kui see su pea peale tagasi kutsub, et kas kukub, et kas siis läheb laiali, täitsa pudiseb, siis on liiv, jääb kokku enam-vähem, siis on savi. Ja huvitav oli see, et see on selline FAO-st pärit, see on see mingi, ma ei tea, Maailma Toiduorganisatsioon või mis ta on, et seal oli kohe niisugune nagu definitsioon siis, et kui see on savi, siis see on parem muld ja kui see on liiv, siis ei ole hea muld. Et see on see üldine arusaam, aga tegelikult see on natuke poolik, et kui seal on palju orgaanikat ja elu juures, siis iga see liiv või savi võib olla hea muld. Ja puhas savi ei ole ka hea muld. Ja mis see erinevus üldse nendel on tegelikult tera suuruses. Et see kõik on nagu sama materjal. Meil kõik see lähtekivim on sisuliselt sama, lihtsalt kui peenikeseks ta on tehtud. Et kas ta on liiv, mis on suuremad osakesed, kõige suuremad kuni 2 millimeetrit, või siis see on niisugune vahepealne aleuriit, millest meie kirjanduses väga palju ei räägita, aga inglise keeles on see silt, ehk siis nagu see kõige parem liiv või kõige parem nagu see fraktsioon on. Ja siis või savi, mis on siis 0,02 väiksemad osakesed. Et tegelikult me koosnevad kõik samadest mineraalainetest, lihtsalt nendest suurematest tükkidest ei saa
mulleelustik nii hästi kätte ja seda võib-olla, ja siis noh, vesi näiteks läheb liivast ju kergemini, kiiremini läbi kui saviosakeste vahelt. Ja noh, see ongi, mis määrab ka nagu mingis mõttes sellise viljakuse natukene ära. Aga kui seal on orgaanikat palju vahel, siis need mõlemad saavad olla väga normaalsed. Ja nagu ongi, et see mineraalne osa on see, millest põhiliselt räägitakse. Mullakaardi peal on ka orgaanilisest osast ehk sellest mustast osast väga ei räägita, aga see on see, mis teeb selle viljakaks, on ju. Ja siis elusorganismid, nendest noh, nüüd hakatakse vaikselt rääkima, et need on need, mis teevad selle päriselt viljakaks, on ju. Meil võib olla see musta osa, aga see võib olla jäänuk, need võib olla surnud elusorganismid samamoodi ka. Et see ei pruugi, meie põllumullad praegu natuke on sellised, et on nagu alles seda orgaanikat, aga tegelikult on üsna surnud. Lihtsalt see on nagu mineviku kingitus meile veel. Ja näiteks need toitained siis ongi nende kihtide vahel seal. Ja need orgaaniline aines on siin pildi peal need rohelised uustikesed nii-öelda või siuke mass. Ja siis see ongi põhimõte, et kõik mineraalained on mullas olemas alati. Te peate teadma, et tegelikult ei ole väetist vaja. Need on olemas. Aga miks taimed kasvab paremini, kui neile väetisi visata? Noh, justkui paremini, kui muidu on näiteks halvasti. Mis te arvate? Mikroorganismidega tegelikult tapab hoopis. See väetis lihtsalt annab ei. Ta tapab mikroorganismid, on nagu soolad. Üldiselt need mineraalväetised on soolad, tapavad mikroorganismi nagu sool tapab tigusid. Aga miks nad taimedele võimsa kasvu tekitavad, vähemalt visuaalselt, on see, et nad on rahustunud ühendid, mida taim saab nagu nii-öelda a la süstveeni. Nad on nagu siuke narkootikum või nagu selline doos ja ta saab ainult seda, mida sina talle annad, sest et muuhulgas sa tapad palju mulleelustikku ära ja muidu ta saaks mulleelustiku kaudu nagu kõiki aineid, mis tal vaja on, aga siis ta saab ainult seda, mis sina talle paned, sest et mulleelustiku olukord on juba läheb kehvemaks, on ju. Aga see on selline kiire lahendus, mis viib meid kogu aeg allakäigutrepi suunas, on ju. Et tegelikult peaks mineraalväetiste kasutamise lõpetama ja selle mulleelustiku jälle ellu äratama ja seda toetama, siis see toidab mul taimi palju paremini. Ja kuidas see siis on, et kuidas nagu looduse viis on, kuidas need taimed need ained kätte saaksid, ongi see, et mulleelustik, nagu ma rääkisin, see kakaring on ju, et bakterid ja seened saavad siit kivi käest kätte, neid nii-öelda liiva, savi käest saavad mineraalaineid kätte ja siis teised söövad neid, kakavad välja, siis see jõuabki taimedele, taimed saavad kätte. Näiteks taime tahab saada mingit ainet, et õit moodustada. Ta annab välja selliseid suhkruid, mis kutsuvad kohale sellised bakterid ja seened, kes koguvad sellist ainet, mida tal vaja on ja kohale tulevad need tüübid, kes tahavad need bakterid ja seened ära süüa ja selle välja kakada ja võt niimoodi see taim selle kätte. Ja see toimub paari sekundi jooksul nagu mullas ja see on täiuslik süsteem, lihtsalt meie, ma ei tea, kuidagi pole seda aru saanud ja siis oleme ise nagu tekitanud sellise kunstliku süsteemi, mis tegelikult paistab, et ei tööta. Aga vaatame. Enam-vähem, aga sõnnik võib olla näiteks natuke liiga kange mingites olukordades, seal on ka palju soolasid, see sõltub sellest, kuidas need loomad on kasvanud, kas see sõnnik on allapanuga segatud või ta on puhas. Läga näiteks on anaeroobne, veega segatud sigade oma ja seda tuleb nagu, tegelikult peaks seda kompostima, seda peaks nagu muutma tervislikuks, seal võib olla väga palju haigustekitajaid sees hoopiski, sest et ta on anaeroobne. No poest kotiga... Jah, no seal on kana oma ja hobuse oma vist, mida seal pakutakse, aga kui ta poest kotiga on ja ta on seisnud seal hästi kaua koti sees, ta on üsna surnud, nagu elustiku mõttes, et ta annab nagu mingit orgaanikat küll, aga sa ei saa sealt seda elukomponenti, et ta on siuke, ja pluss ta võib olla palju soolasid seal sees, et sõltub sellest, kuidas nende loomade toitumine oli. Et ta on siukene nii ja naa, selle võiks ära komposteerida.
siis ja lisada sinna süsinikurikast materjali, siis läheks see elu seal käima, tooks veel metsa alt peotäie mulda sinna hulka ja siis muutuks see mingiks selliseks väärtuslikumaks kraamiks, mis tasub sul peenrasse panna. Mereäärne vetikate suvi siis ikkagi on väga hea. No seal on jah joodi ja mis need meres on ju, eks seal kindlasti on ka mikroplasti ja selliseid asju, mis me oleme sinna saatnud, on ju. Ja erinevad vetikad võib-olla koguvad ka erineval määral toitaineid endasse. Aga noh, seda võiks ka komposteerida näiteks ja võib ka panna peale, lihtsalt peab vaatama, kuidas taimed reageerivad, et Kairi siin rääkis midagi, et pani kasvuhoonesse ja siis ei olnud nagu väga head tulemused, et mingid taimed, ma ei tea, kas mingid kahjurid tulid või noh, et peab nagu alati peale passima, mis siis seal toimub. Aga vaatame nüüd huvi pärast siia kõrvale seda nii-öelda justkui nagu vaesema mulla pilti ka. Et see, mis ma nagu tegelikult siia teen, sisuliselt on selline mulla vesilahus ja siis ma panen ühe tilga sellest siia klaasi peale siia ja siis panen sellele katteklaasi peale, et see seal oleks niisugune õhukene kiht, seda võimalik vaadelda. Ja siis panen selle siia mikroskoobi alla. Võtame selle siia ette. Nii, kas meil on praegu see, kuna värskendan seda pilti. Nii, nüüd otsime üles selle teise. Vaatame, kuidas siin on. Nii. Esmapilgul tundub suht sarnane, on ju? Või noh, nii-öelda laias laastus. Aga vaatame, kas me näeme siin mõnda seent näiteks. Siin on mingisuguseid mullaagregaate ka ikkagi. Need klombid, sellised kollakas-pruunid. Ja baktereid on ju? Ja. No mida värskem see on, seda rohkem on neid ka näha. Et see ongi selline kiiresti tuleb vaadata. Vaatame, keda veel. Siin tundub mingi terve punt liikujaid. Aga seal ongi tegelikult, ma ise olen sellel kursusel, mille lõpuks ma pean suutma neid ka rohkem identifitseerida, et näed, et kas see bakter viitab nüüd, et on head olud või halvad olud. Et tegelikult selle pildi järgi peaks aru saama, et kas see on anaeroobne ilma hapnikuta keskkond või kas haigustekkidajad hakkavad võimutsema või ei hakka, et see on selline asi, mille peaks või see nii nagu ei paista, jah. Vaatan, kes siin ka ei ole. See on mingi muu asi seal. See on lihtsalt mingid liivatükid seal. Aga siin on erinevalt, kui fokusseerida, sa näed mingid erinevaid kihte siin. Keegi siuke merihobukene seal, ma ei tea, ujub mööda. Kes see merihobukene? Tõenäoliselt mingi bakter, kas ta nüüd hangus või? Vaatame, teeme korra uuesti. Osad lähevad nii kiiresti, et ega kui sa neid peale ei passi, siis on ta juba sul juba läinud. Et jälitama. Aga jah, et kas seeni ka on näha, et see oleks huvitav. Vähemalt on mingisuguseid mulla siukseid klombikesi, aga see ongi, et tegelikult sa saad selle tervikpildi siis, kui sa kõik selle läbi skännid ja vaatad ära, et kas siin on näiteks matokardi kompostmulda ma testisin eelmine aasta. Näiteks see, siin on üks triip, ma ei tea, kas te näete seda siukene, et see ei ole seen. Et see on, ma ei oska nüüd kindla peale öelda, osad nendest on haigustekitajad, sellised triibud, pikad sellised, ta ei liigu ka praegu siin. Igatahes seen see pole. Ei lähe kirja. Sealt oleks vaja kõik nagu läbi vaadata. Ta saab vaadata ka sellise natuke vähema suurendusega, et praegu see oli 400-kordne suurendus, aga kui me nüüd vaatame natuke kaugemalt seda. Pilt muutub teravamaks ka. Vaatame kaugemalt, siis näeme ainult nagu jupikesi justkui, on ju.
aga seened on nii suured, et neid peaks nagu näha olema ikkagi. Ja siis, kui justkui kellegi leiad üles, siis saab panna selle keskele ja vaadata teda lähemalt. Ma ei tea, kas see triip võib olla kedagi kasulikumat seal ka või mitte. Vaatame, kas me näeme teda. Nojah, see on vist niisugune, näiteks osad seened, no ma ei tea, 100% pole kindel, kas see üldse on seen, aga see võib olla selline hoopis niisugune haigustekitaja seen, sest need on sellised kitsamad, kui te mäletate, see, mis me eelmisel nägime, niisugune pruun on ja üsna jäme. Et need, kui on alla 2 mikromeetri, siis need seened võivad hoopis haigustekitajad olla, et noh, et igasuguseid seeni on. Või võib see olla ka mingi väike juureosakene, et 100% ei oska öelda. Aga sellist nagu pruuni seent ei ole senimaani kuskil näha olnud, et no vot ei ole jah. Aga baktereid on. Bakterid, väiksed pallikesed siin toimetavad. Et kellel on koolis lapsi, siis saab ka vaadata, ma ei tea, et kas on selline mikroskoop olemas, aga et põhimõtteliselt see on selline mikroskoop, millega saab verd ka vaadata, et kui sõrm katki teha. Sellel on põhiline see, et siin on see varjutamise võime, sest muidu neid ei näe. Et ta nagu sellist varju suutma tekitada, sellel on mingi eraldi niisugune diafragma või mingi selline, mille saab keerata, et ta varjutab neid inglise keeles shadowing microscope või mingi selline. Ma ei tea, millised koolis on. Jah. Siis peab uurima, jah. Need pole nüüd see pole see esitus, siis ma teile näidata tahtsin, kus see sai. Kus ma nüüd oleme? Siin oleme. Ja see mikroskoobiga vaatamine, noh, et muidu, kui te saate näiteks mullaproovis akusse, siis te ei saa selle elustiku kohta midagi teada. Ja mingites laborites tehakse ka külve, et saada aru, kes seal siis on, et kas on haigustekitajaid, aga tegelikult nende külvidega tekitatakse soodsad olukorrad just nendele haigustekitajatele, sest need on sellised enamasti anaeroobse toit on ka selline, mis meeldib enamasti haigustekitajatele ja siis me saamegi teada, kas on natukene haigustekitajaid seal sees, aga me ei saa teada, kas seal kasulikke ka on. Ja tegelikult mullas võib olla niimoodi, et kasulikke on palju rohkem, lihtsalt neid ma ei saagi üldse teada, sellepärast et need selle külvi peal ei kasva. Ja võib-olla, kui see paar kahjulikku seal on, nad suures pildis ei ole nii olulised, sellepärast et neid on seal nii vähe. Et tasakaal on nagu heade poole, aga neid ei pruugi sealt üldse välja tulla. Et mingis mõttes see mikroskoobiga vaatamine on peaaegu ainuke viis, kuidas täpsemalt teada saada, kuidas seal olukord on. Ja ma arvan, et Tartu Ülikoolis ka juba nagu nüüd vaatavad selle pilguga ka on neid. Ja noh, mina üritan ka teile selle asja selgeks teha, et siis äkki teen labori kunagi. Ja siin on mõned, siin on näiteks matokardi kompost on ja samasuguses lahjenduses ja vaadake, kui palju baktereid, hästi tihe on ja hästi palju ja siin on ka mõned bakterisöödikud, aga seeni ma ei näinud seal üldse. Et siin on näiteks üks nematood. See tähendab see, kes sööb bakterit, tal on kõht baktereid täis. Tema on see, kes siis kakab ja kelle kaudu taimsab oma toidu. Ja näiteks siin on ka üks metsaseen, siuke pruun must. Ja siin on üks heledam seen, mis võib-olla ei ole nii kasulik, aga päris kindel pole. Mul oli siin, neid võib-olla ei tea, kas töötavad, aga ei tea, võib-olla selles variandis ei tööta. Ühesõnaga, kuidas need siputasid seal, aga seda te juba nägite enam-vähem. Et ja üks asi, mis veel, miks see mulle elustik on oluline on vee pärast, et ta on nagu nahk inimkehal, et ta kaitseb vett samamoodi, et kui ta sealt läbi läheb kõik sellest mullast, siis vesi läheb puhtaks. Aga kui seda mulda seal ei ole, see muld on see, mis puhastab, et on tehtud katseid, et kui ma lihtsalt valan läbi liiva või läbi savi, siis see muld ei puhastu. Aga kui seal on elustiku kiht, siis see on see, mis puhastab. Et see on see, meil on, et mingid jäätained, et paneme kuskile, mingid mürgid on ja paneme kuskile ära, on ja, aga need jõuavad samamoodi põhjavette, meil ei ole ühtegi kohta maa peal, kus saaks kuskile ära panna. Isegi see tuumajäätmed on, üritatakse, ma ei tea, mida teha. Lõpuks ikka tuleb mingi torm või vesi või lumi ja murrab kuskilt selle läbi, et see loodus läheb kõik põhjavette planeedi peale, et selles mõttes
kui meil on vähemalt see muld seal, siis see kaitseb seda põhjavett ja seal see elustik suudab neid ohutuks teha ja selle elustiku hoidmine on seetõttu vee mõttes ka hästi oluline, sest et me joome vett ju kogu aeg praegugi lehte võtate klaasi ja maa ka suu kuivanud, eks. Et me vajame, et see oleks puhas ja sellepärast me peame seda ka igal pool hoidma nii palju, kui saab. kasvama. no see on jälle, see kolibakter on jälle selline anaeroobsetes tingimustes elutsev bakter, et kõik need haigustekitajad tahavad anaeroobseid tingimusi, järelikult kuskil on võimalus tal kasvada, anaeroobsed tingimused, mingi tihes, mingi kiht kokku pressitud, kus ta siis tuleb ja jõuab ka sinna põhjavette. Et seal võib-olla palju, ma ei tea, põllud või mis seal on. Jah. Jah. no ütleme nii, et kui mullas on piisavalt palju häid baktereid ja häid elu kõiki ees, siis ei mõjuta seda tasakaalu võib-olla väga palju. Muidugi, kui ta seal soojas seisab ja seal on ka anaeroobne pikka aega, siis võib-olla paljuneb hoopis. Et võib-olla kiirelt lasta sinna mulda ja teised söövad, paremad jäävad võjutsema, võib-olla see on hoopis parem. See hoidmine võib teda soodustada. No, 100% pole kindel, aga ma arvaks nagu. Ja mis Kairi ka lubas, et räägime sellest, kuidas muutustega toime tulla. Kindel vastus, mida loodus ütleb, mitmekesisus. Oi, kõik mitmekesine, igal pool kasvata kõiki asju, tee oma aed nii mitmekesiseks, kui sa vähegi suudad, vaata, mis seal veel nagu saab olla, mida sa lubad omal väiksel pinnal veel, et ära tee monokultuuri, ära niida paljaks, ära looda täiuslikku golfimuru omale luua, ära osta ainult ühte sorti muru seemet, too omal metsast taimi, too omal mullaelustikku kuskile, kõikisuguseid asju, erinevaid sorte, liike, ja kasvata ka nagu erinevat toitu omale ja mõtle selles mõttes, looduse vastus on ka elule, et saa oma sissetulekut mitmest allikast, mitte nii, et kui sul üks ära kaob, nagu praegusel ajal vahest juhtub, siis et sa ei kõnga, et sa saad kas või toitu kuskilt mujalt või sul on mingi puhver, et loodus ütleb, et nii mitmekesine, kui saad olla, ole. Ja toidujulgeoleku peale kogukond tasuks mõelda, kus me toit tuleb, kas see tuleb Ukrainast, kui ei tule, mis siis saab? Kas mu naabrimees, kas mul on keegi, kes kasvatab asju, mida mina ei kasvata? Kas mul on mingid kokkulepped? Need võivad hakata ühel hetkel väga olulised olema, sellised suhted. Ja see iseenda mitmekesisus, mitmekülgsus. Ja muidugi muld on ja, et nagu te näete, seal on kõik see, mis suudab meilt kasvatada, mis suudab meie vett puhastada, meid tervena hoida, meil on vaja ka neid baktereid, kust nad tulevad, miks meil nii palju probleeme on seedimisega ja seal on igasugused asjad, mul üks sõbranna üritab ravimit teha kakas sisuliselt, sest et mingite haiguste puhul on ainukene viis saada neid baktereid ja elustikku, mis on kaka sees ja ravida ära mingid antibiootikumi resistentsusega mingisugused probleemid, mille kätte sa muidu sured, on ja. Isegi öeldakse, et depressiooni on võimalik ravida selliste preparaatidega. See paneb lihtsalt mõtlema, et ma pean saama toitu, mille peal on bakterid ja seened ja kõik, mis see elu seal peab olema. Ja kui ma seda ei saa, siis võib-olla mul on depressioon selle pärast näiteks, on ju väga levinud haigus. Et neid seoseid, ma pole teadlane, ärge mind tsiteerige selle koha pealt, aga ma arvan, et tulevikus saadakse sellest aru, et me ei saa ennast eraldada, et see peab seal olema. Jah. Teavad, mida süüa, on ju. Jah. Ja nad ju söövad vahest kevadel mingisuguseid nii-öelda umbrohtusid, on ju, ja nad ei lähe sul sööma su kartulit, on ju, aga nad söövad seda oraseina või mingit võilille või midagi, et seda metsikut taime, jah. Aga siis võite nüüd küsida, kui te veel tahate, ja siis lähme õue. Jaa.